hommikust. Mõtlesin, et teeks ühe nädalavahetuse vlogi vahelduseks terve nädala omale, kuna see nädalavahetus pühapäeval on emma sünnipäev, emma saab 5-aastaseks. Siis mõtlesin, et teeks vahepeal nädalavahetus oma, siis ei pea terve nädal filmima ja ega siin ongi nädalad kõik ühesugused, käime tööl, trennides, lasteaedades, koolides, õpime, et ei midagi erilist. Nii et vahelduse mõttes, aga viisin nüüd tüdrukud ja Heinu viis Saska ja emma lasteaeda, me läksime koos välja ja mina viisin Noora kooli, nagu me enamasti teeme. Ja kuna me jõudsime täna väga varakult, siis kell ei ole veel 8, ma käisin nüüd Maximas ja mõtlesin, et teeme siis väikse hauli teile ka. Praegu on Maximas need mingid ilulaada päevad või asjad. Siis ma ostsin omale need Ritchie šampooni ja balsami. Sest mul oli juba ammu vaja, ma olen kogu aeg edasi lükanud. Siis mingi siukene lastelõhnaõli oli. Mingi kiisuga, mingi jõhkralt magus. Aga siis ma mõtlesin, ma ostan selle veel sealt sinna, tähendab sealt sinna. On näha, et Keti magab alles emma kingile juurde, sest Nooral on päris mitu lõhnaõli ja emma on ka tahtnud, mis see vist mingi 3 eurot praegult. Ja no see on see parfüümivesi või asi nii-öelda. Mingi nunnu kiisu see oli ka. Siis võtsin talle kingituseks juurde. Siis ostsin lihtsalt ühe hamba pasta, kuna see oli soodukaga. Ja ülejäänud oli tegelikult mingi söögistahv, et rohkem ei ostudki, kuna tööle peab minema. Võtsin endale lõunaks singijuustupannad, mis ei ole sööki kaasas. Ühe šokolaadi, see on jõhkralt hea, mulle nii meeldib see. Ja siis võtsin praegu hommikuks ühe rummipalli, nii et that's it. Rohkem polegi midagi. Ja nüüd ma siis hakkan tööle sõitma ja siis vaatame, mis see päev toob. Jah. Me saime leiba. Ja ausalt. Me lasteaias tegime ka homme leiba ise. Eile. Leiba. Ja võime süüa. Aga ma sain tühjaks. Meil koos läheb kiiresti aeg. Tund kuni järelikult. Siin ootan ja vaatan ja unesti näen. See pilt sinus meelde jääb. Võta mul käest. Tere lõunast. Issa, ma näen nagu lihtsalt imeline välja. Aga ma sõitsin blenderist endale võiku ja kohvi. Ma olen terve hommik käinud poodides, sest homme on emma 5. sünnipäev. Ja nüüd äkki vist on enam-vähem kõik olemas. Ja nüüd kiire söök. Siis ma lähen koju, sest Heinu peab hakkama minema kohe varsti. Ma ei tea, ta läheb kuskile ja siis ta läheb trenni ja sõbra juurde läks ja siis läheb trenni peale seda või no mingi mängule. Nii et ja siis olen ma õhtuni lastega ja siis ma käisin hommikul nüüd need poetiirud ära, sest homme läheb muidu liiga kiireks. Nii et lõuna ja koju. Ja kodus on väga palju vaja koristada, nagu väga palju. Ja ma ei hakka isegi, ma olen neid kommentaare väga palju saanud, et kuidas üldse kodu selliseks läheb, et umbes kas üldse lastel mingit korda ei ole ja ma ei tea, on. Aga ma ei tea, kuidas teie kodud on kogu aeg puhtad. Mul lihtsalt ei ole nädala sees nagu aega kogu aeg koristada, toimetada. Paratamatult tekib mingi mess.
eriti lastega, ma ei tea. Võib-olla ma lihtsalt ei olegi selles nii hea kui neid teine. Nii et täna ma pean korrastama. Tere! Kell on 7 ja ma olen täpselt 6 tundi koristanud koos lastega seda elamist. Lõpuks me jõudsime selleni, et see on korras. Kõikide riidekapid said ka korda tüdrukute omad, nii et ja Noora koristas lõpuks täiesti üksinda peale oma riidekapi, selle ma tahtsin korda teha kõik üksinda ära suure jonniga ja ta tegi seda 5 tunni jooksul põhimõtteliselt. Ja Emma ja Saskia koristasid ka oma tuba ja maitsin neid. Ja Emma koristas terve koridori ära ja tegi jalanõude kapi korda. Ja ma tegin kõik muu. Ja samal ajal sai vist mingi 4 masinatäit pesu pestud ja lapitud 3 või 4 masinatäit. Jesus lihtsalt. Ja nüüd meil tuleb kinoõhtu. Ja Dodo Pizzal tuli uus kombo välja mingi krõbekana, seal on mingi krõbekana salat, siis on mingi krõbekana nii-öelda popcorni mingid nagitsad ja siis on mingi kanaga pitsa. Ja siis ma võtsin lisaks veel ühe pepperoni pitsa või jah, salami pepperoni, kummagi neist, mis on plikade lemmik. Ja siis meil tuleb kinoõhtu ja sööme. Nii et väga mõnus. Hennu just jõudis koju ka. Nüüd Noora ja Hennu läksid viisid prügi ja läksid teiliga õue. Ja siis kui nad tulevad, peaks täpselt pitsaga jõudma, nii et. Ja siis mingi aeg lähevad kõik magama ja siis tuleb mul autos tuua hommikuks ostetud asjad ja kingid ja pakkida ja õhupallid täis lasta number 5. Ja kõik valmis sättida hommikuks. Nii et on väga tegus ja hea päevald, aga nüüd on seda magusam see õhtu. Nii et jah, mõnus lihtsalt on nüüd olla, kõik on korras ja ilus. Okei, kapisisud ma tahaks ka, kunagi ma koristasin alati niimoodi, et kui ma hakkasin koristama, et kõik kappide sisud ka korda, nagu kõik kapisisud, mitte mingi ühe kapi, aga enam lihtsalt ei jõua, aega kulub nii palju. Ja mul on tegelikult vaja veel nõudekast võtta 1 masinatäis välja ja panna uus asemele täis ja uuesti pesema. Siis saaks selle köögiga lõpuni nii-öelda. Nii et joo, aga Noora suutis. Ta nii palju vingus, et ta peab koristama. Ja siis ta kuidagi istus oma kaardina peale, mis tegelikult meil on nagu täpselt mõõdetud, et need on nagu täpselt põrandaga tasa. Ja ma ei tea, kuidas ta selle peale niimoodi sai istuda. Et ta tõmbas selle kaardina bussiini laest kruvid ja kõik lahti ja tõmbas selle alla. Ma ei tea, ütleme nii, et korraks tukkis siuke tunne, et ma lihtsalt hakkan nutma, sest tegelikult on siin kodus juba nii palju nagu ära mäkerdatud, lõhutud peale remonti, mis tegelikult suures pildis ütleme nii, et tegelikult see on normaalne, sest nad on lapsed. Ja nagu see on minu ideaal, et ma tahaks, et see kodu püsiks iga päev sellisena, nagu ma ei tea, siin ei elaks keegi otseselt, et oleks niuke üliilus puhas korras. Aga jah, nii et mis seal ikka. Heino ütles, et ta teeb siis selle korda mingi päev. Ja mul tuli praegult meelde, oota, mul on vaja valgust paremini. Ja koristamisega räägime veel selle ka ära, et kui ma jõudsin meie tuppa, siis meie toas oli mingi selline ämblik, nagu miks?
ja siis, kui ma läksin tolmuimejat tooma, siis selle ajaga, kui ma jõudsin tolmuimejaga sinna, ta oli plehku pannud, nii et ma ei tea, kus ta seal meie magamistoas on. Aga mul tuli nüüd, miks ma valgust tahtsin. Neil on võtmed ju kaasad. Okei, ma lähen. Lähme siis. Lähme. Kes hakkab laulma? Meida. Palju õnne sulle. Mis tal on? Emme. No. Siin kaasa haaran ennaga. Jätän homne päev on selge. Seljada jäävad kõik me mäed. Hetkeks kõrgustes ma pöörlen. Sooja tuulega mind püüad sa ja ma. Seisan uuesti sinu ees. Tänu puudub piir, homme kaasa viib ja nii. Seisan uuesti minu ees. Palju õnne sulle, palju õnne, kallis emma. Palju õnne sulle. Tere õhtust. Mõtlesin, et ma tahaks sulle vlogi ära lõpetada, aga mul olid mingid asjad nädalavahetusega rääkimata. Issand, läks ennem kõik siit seosa krampi. Nüüd juba tunnen, et kõik on nii valus. Aga igast me käisime emmale sünnipäevaks ühte karu tegemas ja XS mänguasja poes siis Ülemistes, kus on see, et saab ise teha karu täita. Siis on mingi sünnipäeva eri, et sa maksad selle karu eest nii palju, kui vanaks laps saab. Ja seda saab ainult teha siis sellel õigel päeval, kui on lapse sünnipäev, näitad dokumenti. Ja emma siis maksis ainult 5 eurot või mina maksin. Ja see kogu protsess oli lihtsalt üliäge. Kui ma muidu nagu ei arvanud suurt midagi sellest karu tegemisest, siis see sünnipäeval oli lihtsalt ainuõige otsus, sest see oli kuidagi nii eriline, nii nagu ma ei tea, emma läks sinna, siis talle sooviti õnne, siis ta sai endale karu valida, siis ta pidi ise nagu seda pedaali vajutama, kuigi ta ei julgenud, mina vajutasin, aga põhimõtteliselt laps saab siis seda pedaali vajutada, et karu täita. Ja siis... Kellega sa räägid? Kellega ma räägin? Iseendaga. Ja sina ei saa siia kaamerasse tulla, sa oled meil paljas kui porgand. Sina oled paljas porgand. Miks? Aga miks sa oled? Kus me elame? Me ei lähe kuskile, me oleme tuttu. Aga mida sa ütlesid? Et sa oled paljas porgand. Ja ei saa sünnipäevale. Ei saa või? Sünnipäevale paljalt täna. Ei, kindlasti mitte täna, me oleme tuttu, kell on palju. Igastahes siis täitis selle ära, siis sai lõhna valida, lõhn maksis juurde, see kuskil aasta aega kestab, siis pidi igast soovid, rituaalid, siis sai suurt kella kõlistada, et tal on sünnipäev, sai krooni, siis saime veel selle karu sertifikaadi või sünnisertifikaadi, igastahes mega äge. Ma täna tööl lamineerisin ära selle, et see jääks alles ilusti. Ja siis oli eile nii-öelda see sünnapidu, ega väga palju ei jõudnudki filmida.
ja tegelikult ma tahtsin veel lisaks sellele karule rääkida, siis millest ma hakkasin rääkima, olid mu silmad. Et mul on eluaeg olnud siin niimoodi, et mul pole seda alumist laugu näha, et mul on siin see nahk peal. Nagu see on suht nästi, nagu mul on kogu aeg, on siit näha. Mul on kõik see alumine laug on nagu peidus, sest mul on ülipalju seda nahka siin peal. Ja see on mul olnud nagu lapsest peale. Niimoodi, et kunagi ma ei saanud üldse endale normaalselt silmameikiga midagi, sest ma ei osanud lihtsalt teha. Sest mul seda laugu pole nii-öelda, vaid siia tuleb kohe see peale. No niimoodi olles pole üldse näha. Igastahes. Ja siis mind on see tegelikult väga häirinud. Aga siis ma olin kogu aeg, et kui ma vanemaks saan, siis ma kunagi mõtlen selle lõikamise peale. Ja nüüd siis tuli välja, kui ma siin rääkisin kellegiga. Et mul on olnud ju väga noorest peale pinge peavalud niimoodi, et ma olen saanud nagu ikka mingi erinevaid rohte ja asju, sest mul on kuude viisi pea valutanud. Ja need on terve elu mind kimbutanud või mingit tiinekajast alates. Meie robot käib taga taustal. Ja siis tuli välja, et näiteks pinge peavalud võivad olla vabalt sellega seotud, et mul on see üleliigne nahk siin peal, et mu silmad teevad kogu aeg nagu rohkem tööd, et hoida silma lahti, mitte et ta ei oleks kinni. Ja sellest on mul kogu aeg siin nagu see pinge ja sellest on pinge peavalud. Ja iseendaga räägin. Nii et nüüd ma pean minema arsti konsultatsiooni, rääkima sellest, vaatama, mis saab, kas äkki saab ikkagi need ära lõigata, ja äkki lõpevad mu pinge peavalud ära, sest ma kuulsin, et üks inimene ka, kes käis opil ära, siis nüüd tal on 8 aastat opist ja tal ei ole 8 aastat olnud pinge peavalusi. Nagu ma isegi ei tea, mis tähendab see. Saiske, sa teed oma peale haiget. Ma nagu isegi, Saiske, palun ära tee. Ma isegi ma nagu ei tea, mis tunne see on, et mu pea ei valutaks kogu aeg. Sest ütleme, et aastast vähemalt üle poole 3/4 aja aastast mu pea nagu valutab ja on siuke, siuke ebameeldiv. Ja see on nagu väiksest peale või noorest peale. Ma arvan, et mingi 14-15 aastasest alates on need pinge peavalud olnud. Nii et, aga see oleks nagu ülitore, kui lõpuks sellele leitakse lahendust. Ma olen küsinud ka, siis ma olen teinud mingi näoharjutusi, et umbes koos arstidega, et mingi, et ma ei tea, mis iganes, et ürita oma näolihaseid mitte pingutada, et sellest tekib nagu see pinge ja siis pinge peavalud. Aga ma ei pinguta, aga siis nagu mitte keegi vist ei ole mõeld sellele, et need silmad, kuni nüüd ma siis sain teada, siis ma olin mingi mida. Nii et vaatame, mingi aeg ma üritan endale panna perearsti juurde ja rääkida temaga ja siis ma tahan kuskile minna konsultatsiooniga, kes nende silmadega tegeleb. Et äkki selle kõik osasid saab. Ja äkki siis mu silm on nagu nii-öelda normaalselt lahti, nii et ma ei pea seda pingutama. Ja siis äkki mu peavalud kaovad ära. See tundub suht imeline mõte elada ilma peavaludeta niimoodi. Ma olen väga kade nende inimeste peale, kellel pea ei valuta. Mina olen see, kellel pole kunagi näiteks ninast verd jooksnud, mitte kunagi, ükskõik kui tugevasti ma olen kuskile vastu jooksnud, palliga saan näkku. Ma olen palliga saanud niimoodi näkku. Oota kohe. Ma olen saanud palliga niimoodi näkku, et ma kaotsin korraks teaduse, aga ninast ei hakanud verd jooksma. Ja siis on mu vend, kellel nagu, ma ei tea, ma mäletan lapsest peale, ta lihtsalt öösel ärkas selle peale üles, et ma ei tea, ninast jooksis verd. Ja Hennu on ka siuke, kes ärkab lambist öösel üles, sest ninast jookseb verd. Siis mul nagu neid asju pole olnud, aga mul on jah need peavalud. Nii et vaatame. Eks ma siis annan märku, kui ma käin kuskil ära. Aga aitäh teile ja tšau!